Tere tulemast siis minu kanalile. Mulle tundub, et on parem valgus. Ma ostsin endale ühe valgusti, et see on esimene testimine selle kaamera ja selle ringlightiga. Et vast on parem. Okei, nii. Igast ma teen seda video seistes, sest mul on juba niimoodi kõik paika pandud. Oodake. Veits atmosfääri juurde. Igast. Nii. See video on siis tuleb selline, et ma räägin oma sellisest imetamisteekonnast siis rohkem. Ja mul on ka siia telefoni paar sellist küsimust pandud endale, et ma vahepeal vaatan siis siia. Et esimene nagu selline teema, millest ma siis räägin natukene, on, et kuidas see algus oli üldse, selle imetamise algus. Põgusalt ma vist mainisin ka seda oma sünnitus sellises videos, aga mainin siis siin ka, et Leol ei olnud üldse nagu probleeme, mul ei olnud tegelikult üldse nagu valus ka. Alguses oligi ainult, et ainult see valu oli, et kui tema nagu siis sõi, siis oli, et mul hakkas nagu altpoolt kõik kokku tõmbama ja siis see oli nagu valus. Aga muidu nagu ei olnud siit üleval pool mingeid valusi, et ta imes nagu hästi korralikult ja ei teinud nagu mulle mingit üldse liiga. Üldse tegelikult terve selle vältel ei teinud ta mulle haiget väga üldse. No ja tal tulid hambad ka nii hilja, siis hammastega ei olnud ka probleeme nagu sellega, et ta näriks ja teeks valus mulle. Aga jah, haiglas oli küll see, et mul ei tulnud kohe nagu piim nagu ei tulnud kohe sisse, aga sellega ei olnud ka probleemi selles mõttes, et esimesel päeval ei tulnud, aga teisel päeval esimesel ööl ei olnud, teisel ööl ka nii väga veel ei olnud, aga kolmandal siis päeval tuli juba. Et siis haiglas sai tegelikult Leoga natukene seda lisapiima, et aga see oli nii imevähe, et ta ei harjunud ära sellega, et ei muutunud laisaks. Nii et meil nagu algus oli juba päris hea. Ja kodus, kui käis ämmaemand koduvisiidil, siis näitas ka erinevaid võtteid, mida ma siis sain ka proovida ja katsetada, aga ikkagi ja minul oli see kõige tavalisem süles võte oli kõige nagu selline kasutatuim, et ma teisi väga ei kasutanud. Nii, lähme siis teise küsimuse juurde, et kuidas üldse kogu teekond oli. Natukene juba tegelikult põgusalt rääkisin sellest, aga kogu teekond, see imetamisteekond oli tegelikult suht valutu, et kõik läks väga nagu sujuvalt ja mulle näiteks sobis ja Leol ka ei olnud nagu mingeid probleeme. Et meil läks see üllatavalt lihtsalt, kui võib nii öelda, ja ei olnud mingeid probleeme. Võib-olla vahest ikka ainult võib-olla see oli probleemiks, et kui mina oleks tahtnud ära minna, siis ta nutipudelit väga ei armastanud, et sealt seda näiteks kui ma olin pumbanud sügavkülma mingi koguse, siis sealt üles sulatatult talle see asi väga ei istunud. Nii et see oli võib-olla selline miinus, aga siis kui ma olin lihtsalt pudelisse ette pumbanud ja lihtsalt nagu külmkappi pannud, et põhimõtteliselt lähen mingi kell ära, enne seda pumpasin siis ette ära, siis selle sama päeva jooksul tarbis ta selle ära, see talle sobis. Aga kohe, kui oli sügavast see võetud, siis see ei meeldinud talle väga, nii et ja, ainult see oligi suht selline miinus. Viimane punkt on siis, et kuidas oli võõrutamine rinnast. Ütleks niimoodi, et ega ma mingeid videos ei vaadanud, nõu kellelgi ei küsinud, ma hakkasin kuidagi lihtsalt järgult teadlikult nagu vähem talle pakkuma. Et oligi niimoodi, kõigepealt ei pakkunud päeval, siis ei pakkunud nagu enne päevaunne minekut.
siis ei pakkunud enne ööunne minekut. Ja no öösel siis ta vahepeal ikka, öösel ta tahtis veel päris pikalt ja siis ta vahepeal jäi tegelikult haigeks ja siis ma olin ka nagu okei, ma pikendan seda perioodi, kuna rinnapiimas on ikkagi vajalikud nagu vitamiinid, mineraalid, ained, mis kõik nagu aitavad immuunsüsteemiga. Siis seal nagu oligi kuskil augustis jäi ta kuskil haigeks, siis just kujutusin palavik ja siis seal nagu pikendasingi, et andsingi tal, päeval ikkagi ei andnud, aga oligi see öine nagu andmine ja siis hakkasingi asendama niimoodi järk-järgult öösel nagu, et enne ei andnud rinnapiima, proovisin anda vett ja kui vett nagu täiesti eemale lükkas, siis lasin tal natukene jonnida ja niimoodi järk-järgult ta hakkas seda jonnimist ka nagu ära jätma ja iga päevaga hakkas ta ka võtma vastu seda vett siis ka rohkem, et meil nagu läks niimoodi. Ja see, ma ütlen, et oligi nagu selline minu nagu ärajätmisteekond, et kuidas mina hakkasin ära võõrutama. Mõnel võib-olla on see lihtsalt, et ongi, et laps lihtsalt ei taha ja kuigi see on vist väga, ma ei tea isegi, mis protsent see võiks olla, sellepärast praegu ka veel tegelikult Leo nagu ta tuleb juurde ja ta hakkab nagu ära kiskuma, kuigi ta on juba üle 6 aja, ei ole saanud rinnapiima. Aga ikkagi nagu see on tal nii sees veel, et ta teab, et siit nagu tuleb midagi. Et, aga ega enam ei. Nüüd on juba see, et mul oli Red Bulli igatsus juba liiga suur. Aga kokkuvõtteks siis, et meil isiklikult läks see teekond üllatavalt lihtsalt. Okei, jah, vahepeal oli küll seda, et istun seal kuskil diivani peal voodis öösel ja olen nagu kinni, et ei saa mitte midagi teha, kuskil ei saa minna. Ja võib-olla oli ka need aspektid, et oligi, et mina ei saanud ja kuskile minna sellepärast, et ma pidin olema mingitel kindlatel kellaaegadel kodus, kuna Leo tahtis süüa. Ja tema ei leppinud millegi muuga. Ja need olid nagu sellised kurnavad. Aga nüüd on see teekond õnneks läbitud ja võib rahule jääda, ma arvan. Ja ühesõnaga selline oli siis see minu imetamisteekond. Loodan, et mõni saisid ka mingit abi. Ja kui on veel mingi küsimusi selle kohta, siis võib alati mulle kas siis Instagrami kirjutada või siis siia samma video alla. Et selline jälle väike videokene. Ja võite ka kirjutada, et kas teie jaoks on ka nagu selline valgus parem, kas kuidagi mõjutab atmosfäär, siin on mingi lambikene mul, siin on mingi liilekene, et selline oli siis minu video. Loodan, et teile meeldis, pange like, pange subscribe, pange bell notification, et minu järgmist video maha ei magaks. Ja võite ka panna all kommentaaridesse, et mida te sooviksite minu poolt näha. Kas mingeid laste toiduga teemasi, et näiteks ma võin teha mingi retsepti või ma ei tea, kas mul mingid retsept päris on, aga mul on nagu selliseid asju, mida ma olen talle teinud, nagu mingi porgandikook, banaanikook, siis mingeid väikseid lihapallikesi, et mida lapsele nagu süüa teha, siis mul on üks jäätis tegelikult retsept, mis on nagu ilma suhkruta ja kõik. Et kui te tahate, ma võin teha sellise lapse toidu tegemisvideo. Aga jah. Ma siis lõpetan siinkohal selle jutustamise ära ja näeme järgmine kord.